Milline imekaunis 26. detsember on esmaspäev ja naudime ilusat talveilma. Naudime seda ühte päeva, kus ei pea tööl käima. Kuidagi see aasta läks väga halvasti, et kõik need pühad on nädalavahetusel läinud tööandjatele rõõm, minusugustele töötajatele, aga kurb. Igatahes, nüüd käime ringi. Kuigi 26. detsember, siis lund väga ei ole. Vahepeal oli väga palju, aga nagu ikka, siis kui reaalselt on aega kuhugi minna, siis on kõik kadunud. Aga pole hullu. Käime siin Suurupis natukene mere ääres, pankrannikul. Siia otsa ma pole varem sattunud. Ma olen teid teisel pool. Aga käime veidikene siin, naudime lihtsalt aega iseendaga. Soovitan kindlasti Tallinna ümbruses olijatele tulla Suurupisse. Siin on hea rahulik, üldjuhul vähe rahvast, ilus. Aga jah, praegu võib-olla ei ole kõige parem aeg tulla. Aga hoolimata sellest, et ei ole väga talvine just lume mõttes, siis külm on küll. Ta näitas mul mingi hetk, et oli -8 ja tunne on nagu -15. Päris -15 tunnet mul ei ole, aga see -8 võib küll olla. Veits siuke krõbe on. Kuigi ma olen käinud kümneid ja kümneid kordi Suurupis, siis ma tunnistan, et esimest korda ma lähen siin koha peal, kus ma näen sellist hoonestust. Ma tavaliselt, siit tagant vist ei ole näha, seal on üks maja. Ma tavaliselt lähen sinnapoole kogu aeg, kus on see mereseirejaam või mis iganes nimetus sellel oli. Aga nüüd ma otsustasin, ma tulen siiapoole. Ja siin on, ma ei tea, kas hoopis ilusam on, aga ta on kindlasti huvitavam. Pole varem sattunud siia niimoodi. Siin on kunagi nõukaajal olnud sõjaväebaas, õigemini piirivalvebaas. Ja oleme praegu ka siin nende varemete, aga endiste infrastruktuuri elementide juures. Ma ei tea, kuidas seda sõnastada. Ja sõnaga, siin on asfalt maas. Ja liigume siin kalda ääres. Kohe. Näe, ma leidsin midagi. Vaata. Lumi. Nagu siit praegu näha võib ja siit ka, siis saab paati vette lasta. Siin on igasugustele suvalistele tölmokkadele ja tundub, et seal on kellegi väga eriline paat. Tundub, et siin ikka liigub ka kitsesid, aga ilmselt minu silmad neid hetkel ei näe. Võib-olla peaks igaks juhuks võtma teise kaamera ka välja, et kui äkki tuleb väga lähedale, siis selle 70–180 objektiiviga ikka midagi saaks kätte. Parem ikka kui 18 mm-sega, mis siin praegu ees on. Natuke vaiksemalt olema. Äkki siis tuleb ka mõni kits. Päris mõnus on siin mõtted mõlgutada niimoodi mere ääres, aga veits on külm ka ikka. -6 kraadi näitas telefon nii-öelda ametlikult ja feels like -12. See ei ole nagu metsikult hull, aga kui siin ma mingi tund aega või kaua ma siin pikutasin, et pika peale ikka hakkab mõjuma, eriti kui siin kivide peal olla. Igatahes, liigume edasi, vaatame, kas näeb veel natukene lund või ei näe. Samas olgem ausad, ega ma väga ei oodanudki, et tuleb mingit päikseloojangut või midagi ilusat. Et natukene tahtsin väljas olla käia lihtsalt ringi, aga ega väga palju kauem ei taha, sest no, paratamatult ei ole väga ilus, et siin jah,
et võib-olla on teleka ees kommi süüa veidikene parem kui sellise ilmaga väljas olla või siis lihtsalt vaadata videosid ja panna mingeid videosid kokku. Ma loodan, et see talv ikka tuleb tagasi veel ja et näeb ikkagi päris lund ka taaskord, et ma esimene kord magasin maha, et teine kord seda mahamagamist ei tuleks ja et tuleks ikka ilusat talvepilte ka sellest talvest. Igatahes jääme siis lund ootama ja jääme ootama ilusaid pilte ja videosid talvest. Praegu on piisavalt külma kehas, et tahaks natukene joosta ka.